Oleme nüüd esimese lume ära näinud ja räägime, kuidas siis ennem pakkase tulekut auto ette valmistada talveks. Et üks esimene asi on kindlasti auto puhtaks pesta, et nii seest kui väljast. Aga väljas puhastamiseks on siis erinevad hirmud inimestel, et üritame need siis ümber lükata. Et kõige esimene nendest on kindlasti, et uksed külmuvad kinni. Et mis siis selle vastu teha? Et selle vastu on olemas täiesti silikonpulk ja on olemas ka silikonspray, millega on siis väga lihtne ennem pesemist uksed üle teha ja pärast siis uksetihendid paberiga üle lükata, et kindlasti siis ei külmu uksed kinni. Et talvel 2 kurja juurt on sool ja pigi ja nende eemaldamiseks soovitame kasutada siis pigi eemalduskemikaali, näiteks seda kemetüli D-grünni, mis eemaldab pigi ja ka soola tegelikult autokerelt ennem pesuprotsessi, siis soovitame seda kasutada. Kui katsuda käega võrnalt siit auto altosa ja kui ta tundub käega katsudes krobeline nagu liivapaber, siis see ongi see pigi ja sool, mis oleks vaja ennem lahti leotuda. Vastasel juhul ei saa tagada kõige paremat pesu ja ka kuivatustulemust. Meie oleme juba oma pesuprogrammid talve režiimile ümber seadistanud, ehk siis see tähendab seda, et talvel kasutame talviseid kemikaale, mis on täpselt välja töötatud põhjamaise kliima jaoks. Ja seda pihustatakse just siis nendele problemaatilistele kohtadele auto tagaosasse rohkem. Vastupidiselt suvel kasutame putukate leotuspesuainet, mida siis pihustatakse auto esiosasse. Üks põhilisi hirme automaatpesulate kasutamisel inimestel on alati, et harjad kraabivad autot. Hari ei puuduta ennem autokere, kui autokere on juba kõrgsurvega sellest suuremast mustusest puhtaks uhutud. Et kogu see liiv ja pigi ja sool, mis seal võib harjadesse kinni jääda ja siis kriimustada autot, uhutakse ennem kõrgsurvega maha. Need tänapäevased harjad on väga pehmed ja nad on sellisest peaaegu nagu svammi moodi materjalist ja nad kindlasti ei kraabi autot mitte kuidagi ära, et ainukene oht auto ära kraapimisel ongi just siis, kui ise asja tundmatult kodus ämbri ja svammiga autot pesta, et siis iga kord, kui paned svammi ämbri sisse, jääb sinna see liiv kinni, sinna svammi sisse ja siis kraabitakse auto ära. Aga automaatpesuleid sellepärast küll ei pea kartma. Üks asi, mis kindlasti talve tulekul võiks autosse varuda, on kas lumehari või jääkraabits. Kindlasti kasutada harja lume lükkamiseks, mitte seda kraabitsat, kuna kraabits on ikkagi mõeldud ainult aknaklaasi jaoks ja ta autokere võib vigastada, et siis tekivad need kriimud, mis kevadel välja tulevad tihtipeale, et see on tavaliselt ongi sellest, et pühitakse lund selle kraabitsaga. Kui auto on nüüd nii sees kui väljas puhas ja lumekraabits ka autosse hangitud, siis kindlasti ei tasuks unustada talvist klaasipesu vedelikku, et mis ka kõige külmema pakasega kindlasti jätta tee peale, et -20 ja -25 on need, mis Eestis peaksid kindlasti tagama selle, et klaasivedelik ära ei külmuks.